Tere tulemast vaatama Eesti saali jalgpalli meistriliiga finaalkohtumist, kus omavahel lähevad vastamisi täna koduvõistkonnaks olev Tallinna FC Punkerpartner ja neile Tartust külla tulnud Tartu Ravens Futsal. Need kaks võistkonda just mängivad omavahel välja selle aasta see Eesti saali jalgpalli meistriliiga saab palli tagant mängu panna ja Tartul ka siit tahtsin just teada, et ülemäära kiire kuhugi ei ole, aga siit nüüd kehv palli kaotus ja pall tuleb väravalt läbi ja esimene on lähedal, aga sealt ja kauglöök taas sinna värava peale, aga suuremat ohtu ikkagi lõpuks ei kojuta ja nüüd on pahandus majas ja siit tuleb esimene ära. Anton Fenning teeb seisuks 1-0, kui tablool järgi oleme me kõigest ära mänginud natukene üle 3 minuti, siin saalis oleva kella järgi isegi alla 3 minuti, et 2.59 kellal ja Anton Fenning oma esimese siit kirja saab ja ütleme nii, et kindlasti mitu unistuste algus. Pääses seal siis kõigest sellise dialoogi või vestlusega. Jällegi siit Punkerpartneri kõrge surve kannab veel ja nüüd Vnukovil ideaalne võimalus, lükkab veel keskele ja siit pannakse teine, nailutatakse võrku ära ja see asi hakkab koledaks minema. See asi hakkab siin koledaks minema, kellal 5 minutit mängitud, Punkerpartner seda kohtumist 2-0 juhtimas ja Anton Fenning siit oma teise värava sellesse kohtumisse kirja saab. Lisaajal siis suutsid mõlemad võistkonnad veel ühe korra skoori avada ning lõppude lõpuks oli võistkondade lahutamiseks vaja kasutada siin nüüd sellises keskvälja võitluses ikkagi lõppude lõpuks saab väga ohtlikult Ravens löögile ja sealt siis Kopli Kuulbeti ridu esindamas oli, et ja siit nüüd Oigo vaba, nüüd on võimalus ja Vnukov teeb seda, mida tal sellel hooajal meeldinud teha on ja paneb siin nüüd Tartu Ravensi väravasse selle kolmanda palli ära ja nüüd on võib-olla natuke juba pahandus majas, et siin kella peal 37 sekundit lõpuni. Korralik avaldus siin tehtud on, tablool numbreid 3-0 ja kuigi siin peab, et nende vastaseks siis poolfinaalis oli Tartu Ravens ja täna siit finaali põhjalt näeme, et Ravens on finaalis siit nüüd 4. jällegi väga lähedal ja see on tulega mängimine, et kui siin Ravens juba mingil määral rongi alla jäänud on, siis praegu kombinatsioone, et kuidas selle palliga sealt alt välja tulla väga ei ole ja nüüd on 4. lähedal, Koltsar teeb imet, tassib selle välja ja siin on 13 minti kellal, aga Koltsar näitab ka seal oma klassi ja seda, mida ta tegelikult terve selle hooaja vältel Ravensist näidanud on, et mees seal väravas ikkagi. Ja Reies jällegi sealt, tegelikult ütleme nii, et selle tunneli vaatame selle olukorra ära ja sealt nüüd pannakse 4. ära ja nüüd on juba võib-olla tehtud ka, et sealt Reies läheb, näitab publikule, publik aplodeerib ja Koltsar ei ole rahul, Koltsar seal nüüd võtab juba kõrgemate jõudude poole. Mängu meil siin endiselt on, aga Ravensil oleks hädasti väravat vaja, sellepärast et see vahe siin tablool suureks muutunud on, siit saame ka jällegi protokolli kellegi nime kirja panna, Ravens heast kohast karistuslöögi. Positsioonirünnakut siit kuidagi üles võtma, lõpeb ikkagi lõppude lõpuks sellega, et Poškin päris ja palli sinna liini taha või mängijate taha annab ja oi, siit nüüd pannakse kõik kohvil ära ja saadetakse kohvikusse ühe saiakese järele ka Vnukovi pete on sedavõrd terav lihtsalt, et kõik jäävad vaatama, mees saadab. Pakkud on ja kas need üsna suured kingad, mis Poškinet siin alles jäid, kas ta suudab need viimased 5 minutit võrdväärselt ära täita. Siin Punkerpartneril järjekordne võimalus, sealt lükatakse pall kõrvale ja nüüd alt läheb siin juba pisut saunaks ära selles suhtes, et tablool on numbreid 6-0 ja Nuuma palli taga väravast tema vastu Ševetkov ja Nuuma ei pane seda palli isegi raami seal. Kohtumise korra oleme näha saanud, kui Nuuma seda lööma läks, tema raamile pihta ei saanud. Siit nüüd Ravensil üsna hea võimalus avav ikkagi lõppude lõpuks ära lüüa enda poolt, aga ei saa Koval hetkel seda lahendatud ja seal nüüd näitab kindlat pealinlaste ülekaalu vähemalt tänases kohtumises.